otsime hetkel seda alfat siin. Ma ei tea, ma teil soovitan ka täiega, kui te mingeid nagu konspekte teete, vahet ei ole, mis aines, olgu see mata, bioloogia, keemia, füsa, mis iganes. Ma täiega soovitan nagu mingeid värvilisi neid pastakaid kasutada. Palju lihtsam ja lõbusam on ka pärast nagu üle vaadata neid, kui ei ole lihtsalt üks sinine värv, see on nii nagu monotoonne ja ajule on kuidagi väsitav vaadata. Aga ja noh, maita on väsitav juba niikuinii seega. Might as well. Tehke natuke vikerkaarelisemaks see asi. Ja oota, ehk siis hetkel, kuidas me siin selle koostinvusteoreemi kirja saaks panna, Kaspar? Kuidas siin see koostinvusteoreem kõlab? Sorry, siinusteoreemi. 3,77 jagada siinus 37 kraadi võrdub 2,3 jagada siinus alfa. Täpselt nii. Jah, et nende vastasnurkade ja külgede jagatised on võrdsed. Natukene meenutab nagu sarnaste kolmnurkade sellist nagu kuju. Et sarnaste kolmnurkade ülesannetes on ka mingite vastavate külgede jagatised võrdsed, aga siin on siis vastava külje ja selle vastasnurga siinuse jagatis. Ja siit võrrandist nüüd jälle tuletan või nagu juhin tähelepanu sellele, alfa on siin ainukene täht. Mis tähendab seda, et me saame selle alfa siin välja arvutada. See nagu kogu justkui nagu mata, ülisuur eesmärk matas ongi saada süke võrrand, kus teil on ainult üks täht. Et kui teil on ainult üks täht selles võrrandis, siis selle tähe te saate välja arvutada. Ning kui seda tähte küsitakse, siis on juba eriti hea. Siis me saame selle vastuse kätte. Aga kuidas siin seda siinus alfat leida? Täpselt nii. Siinus alfa on siin siis siinus 37 kraadi korda 2,3 ja jagatud 3,77. Seda kutsutakse ristkorrutiseks. Ehk siis ma korrutan omavahel nagu risti justkui. Jagan selle 3,77-ga. Ja kui palju ta siin tuleb? Väga. See, et kui palju see siin tuleb, see polegi nii oluline. Aga kuidas me seda alfa teada saame? Mis tööriist meil appi tuleb? Mis tööriist meil appi tuleb, et see alfa kätte saada? Võtad siinus -1. Ma mõtlen kalkulaatorit. Okay. See on see tööriist, mis meil appi tuleb. Et okei, me arvutame selle liigikaudse väärtuse ka välja. Ma ausalt öeldes, ma juba siin, kui ma tahan seda alfat kätte saada, ma tooksiks kalkulaatorisse shift, siinus ja siis kogu see asi. Ehk siis murrujoone peale, siinus 37 korda 2,3 ja murrujoone alla 3,77. Ja ma saan selle nurga kätte, mis võiks olla sama nagu tahvlil. Praegu isegi vedas. Aga mis see ligikaudne väärtus siin sellel tehtel tuleb? Siinus 37 korda 2,3 ja 3,77. Tuleb mingi 0,3672 umbes. Siin siis 0,3672. Ehk siis alfa kätte saamiseks, et selle nurga kätte saamiseks, te võite ka selle ligikaudse väärtuse kalkulaatorisse sisse toksida, ehk siis shift, siinus ja 0,3672. Ja võiks tulla see sama nurk seal. 21, jah. Nüüd tuleb jälle ligikaudne. Tihti nende siinusteoreemide ja koosinusteoreemide ülesannetes vastused tulevad ligikaudsed, et ärge tundke ennast ebamugavalt, kui te ümardate. Natukene tundke. Kui te saate ümardamist vältida, siis vältige, aga nagu, kui te teate, et te teete seda siinusteoreemi õigesti ja saate mingi ümara vastuse ja see on õige, te teate, et see on õige, siis ümardage. See on õige. See ei kaota teile mitte mingit punkti eksamil.
eelmise eksami, mis ma tegin seal, ma ümardasin ühes ülesandes kogu aeg. see oligi tasandiliste kujundite ülesanne ja mitte ükski punkt kaduma ei läinud selle pärast.